Tere, head koguduse kaaslased! Täna on ühtlasi ka kuu teine pühapäev ja täpselt aeg Jaani jutuks. Tuletan meelde, et Jaani jutt on selline miniloengute sari, kus eesmärk on anda ülevaade või selliseid lugusid vesta meie koguduse ja kiriku ajaloost. Ja kuna mina kirjutasin oma bakaõpingute ajal usuteaduskonnas lõputöö just meie koguduse ajaloost, siis täna väikest osa sellest jagan siin teiega. Ja minu töö teema oligi Tartu Ülikooli Jaani koguduse ajalugu ja inimesed aastatel 1995 kuni 2016. Ja täna täpsemalt keskendun sellele, kuidas Eesti taasiseseisvumise taastamise järel tekkis kogudustel võimalus oma endine elu taastada ka. Ja ülikooli ja Jaani kogudused siis küll veel tegutsesid eraldiseisvatena, aga puudutan rohkem Tartu Ülikooli koguduse taasavamise järgseid aastaid, ehk siis täna rohkem Tartu Ülikooli kogudusest. Olulist rolli selle taastamise juures mängis ELK peapiiskop Andres Taul, kes oli taas avatud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ametis külalislektori ja kaplanina. Ja kaplanina ta üle nädala pidas ka Tartu Ülikooli koguduse jumalateenistusi. Teenistused toimusid sel ajal Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi Valges saalis. Ja peagi tekkiski õppejõududel ja üliõpilastel huvi ja mõte, et võiks taastada kunagise Tartu Ülikooli koguduse. 1995. aasta 1. juunil saatiski Andres Taul tollasele peapiiskopile Jaan Kiivitile kirja, kus ta palus luba koguduse taasasutamiseks. Ja 1. oktoobril 1995 toimuski ajaloomuuseumi rõdu saalis koosolek, kus otsustati taastada ELK põhikirja alusel tegutsev Tartu Ülikooli kogudus ja paluda ELK konsistooriumil võtta kogudus vastu ELK-sse. Ja sellel hääletusel osales 44 ELK täieõiguslikku liiget, kellest mitte ükski polnud selle taastamise vastu ega erapooletu. Niisiis 6. novembril juba tuligi konsistooriumi otsus vastuvõtmise kohta ja see kinnitati protokollis, ehk kogudus oligi taas avatud. Andres Taul aga oli oma kohuseid kaplanina täitmas siin ajutiselt, kuna ta oli samal ajal ka Eesti Pagulaskiriku Toronto Peetri koguduse õpetaja ja ta pidi naasma oma koguduse juurde Torontosse. Ja sellepärast oli vaja kedagi teist selle koguduse õpetaja kohale. Huvi selle ametikoha vastu oli Allan Tarustel ja Jaanus Noormägil. Andres Tauli kirjavahetusest peapiiskop Kiivitiga ilmnes, et kogudus, usuteaduskonna dekanaat ja Taul ise soosisid sellele kohale Allan Tarustelt. Ja üksmeelselt valitigi 15. septembril 1996. aastal koguduse täiskogu koosolekul ta koguduse õpetajaks. Kuigi de facto ta juba alustas varem, enne kui Andres Taul oli Kanadasse tagasi läinud. Tarustel oli selleks hetkeks stuudium veel lõpetamata, aga ta organiseeris juba jumalateenistusi ja kui ta tahtis neid teha armulauaga, siis tuli mõni pastor seda pühitsema talle. Ja kui tal nüüd taasavamisjärgses esimeses lennus lõpetas, ta ordineeriti, siis sai ta lõpuks ametlikult koguduse õpetajaks. Ja ta ise leiab, et kogu see protsess oli väga loomulik ja kuna ta oli juba varem olnud kogudusega seotud ja inimesed teadsid teda ja soovisid teda sellele kohale. Ja Taruste meenutab mulle antud intervjuus, et kogudusse kuulus Tartu Ülikooli õppejõude ja ka staažikumaid pastoreid, kes ei vaadanud talle kuidagi ülevalt alla, vaid olid rõõmsad, et kuulusid koguduse liikmete hulka. Ja ta toob esile Naatan Haameri, Heino Lukki ja Kadri Juguri, kes ei jäänud ka kuidagi passiivseks, vaid kellel oli ka praktilist kogemust, et teda aidata. Ja Taruste tunnistab, et ei oleks saanud olla rohkem õnnelik selle üle, millised inimesed tema koguduses olid.
õpetaja Naatan, kes oli varem olnud Tarvaste koguduse õpetaja, liitus siis ametlikult kogudusega 1996. aastal ja kui Taruste sai õpetajaks, siis ta hakkas temaga koos siis kaasa teenima. Ja Taruste sõnul ei olnud ka seal koguduses mingisugust sellist hierarhilist struktuuri, vaid pigem oli kõik üks kamp ja sõpruskond. Ja ta tunnistab, et teda võeti väga hästi vastu ja koos tehti näiteks pastoraadis pannkoogiõhtuid, ehk siis suheldi ka omavahel väljaspool teenistusi. Ja suhtlus oli ka usuteaduskonnaga väga tihe, kuigi see polnud kuidagi formaalselt paberil kirjas, siis Taruste mainib, et ülikooli poolne suur vastutulek oli selles osas, et lasti neil neid ajaloomuuseumi saale kasutada, sest need tegelikult ei olnud ju ametlikud ruumid kogudusel. Ja ajaloomuuseum oli ka suurepärane koht, kus teenistusi pidada ja ka laulatusi. Ja kui usuteaduskond siis sai Roosi üks maja omanikuks, siis sai kogudus ka seal hakata kord aastas leerikursust pidama. Ja Taruste ka nimetab, et Tartu Ülikooli kogudus oli justkui usuteaduskonna kõrvaltoodang, sest tudengitel ja õppejõududel oli võimalus pidada teenistustel jutlusi. See oli justkui kirikupraktika, aga mitte formaalne, sest ainepunkte sellest ei saanud. Aga siiski oli see hea koht, kus tudengid said juba jutlustamist proovida ja mul on hea meel, et see on ka tänaseni nii. Nüüd numbritest siis 1996. aastal oli koguduses kokku 78 täieõiguslikku liiget ja kogudus sai väga hästi läbi, nagu juba mainitud, ja hoolimata ruumide puudusest oldi siis väga optimistlikud ikkagi. Kogudus aga kasvas, inimesi tuli üha juurde, mistõttu selline võib-olla ühtse pere tunnetus hakkas veidi ka kaduma ja aastaks 1997 oli koguduses juba 123 liiget. Taruste veel meenutab, et suhted Tartu Ülikooli ja Tartu Jaani koguduse vahel olid samuti väga tihedad. Võimalik oli tegelikult juba rääkida ka ühtsest kogudusest, sest ühiselt peeti ka sealsamas Valges saalis jumalateenistusi. Ja mõlemad seltskonnad olid ikkagi üpris väikesed ja neil ei olnud nagu mõtet neid ei olnud mõtet omavahel eristada, sest koos oldi tugevamad. Ja Jaani kogudus justkui seguneski Tartu Ülikooli omaga. Ja ta veel eristab demograafiliselt need omavahel, et talle tundus, et Tartu Ülikooli koguduse rahvas oli noorem ja Jaani oma vanem. Ja vanimad koguduse liikmed olid Eesti omariikluse okupatsioonieelsest ajast ja tema arust justkui sellised ankrud ja paigalhoidjad, kes mäletasid, kuidas asjad olid kunagi olnud. Lisaks talle tundus, et justkui nende kogudus oli kodusem kui teised tolle aja kogudused, sest tegeleti sellise koos asja ülesehitamisega ja talle tõesti tundus, et kõik, kes seal olid, väga tahtsid seal olla ja oma panuse anda. Ja need meenutused tegelikult juba annavad väga hästi aimu, et kuivõrd segunenud need kogudused omavahel ka olid. Niisiis vaevalt olid Tartu Ülikooli kogudus ja Jaani kogudus saanud iseseisvalt tegutsema hakata, kui juba 1997. aastal pidasid nad ühisläbirääkimisi. Arutati, et Jaani kogudus on iseseisvaks koguduseks liiga väike, aga neil on lootus taastada oma kirik, kus edasi siis toimetada. Ülikooli kogudus seevastu oli muutunud küll arvestatavaks koguduseks, aga neil polnud oma kirikut. Seega siit tundus väga loogiline alustada koostööd ja mõlemad kogudused nägid ka õpetajana Allan Tarustet. 1998. aastal antigi praostkonna sõnaline aruanne juba 2 koguduse peale ühiselt. Mis sai aga edasi, seda saate lugeda kas minu lõputööst või kuulda järgmisest Jaani jutust, sest mulle antud aeg vist on nüüd juba läbi. Aga ma tänan kuulamast.